brigaadikindral Riho Ühtegi ma kirjutasin ühes sotsiaalmeedia postituses, et kui Kaitseliitu ei oleks, siis tuleks ta välja mõelda. Et tundub, et Eesti niisuguses julgeoleku ja sisekaitse ja riigikaitse pildis täiesti asendamatu seltskond. Kas me järgmisteks kriisideks oleme ka valmis? Mis iganes muutuks? Me oleme alati kriisideks valmis ja pigem nüüd see COVID-i periood, mis selle aasta kevadel oli, tõestas seda, et me oleme päris hästi valmis. Et kui siiamaani oli neid, kes kahtlesid ühte või teist pidi valmisolekus, siis ma usun, et täna seda kahtlust enam ei ole. Kas ilma üldse saaks hakkama? Ilma Kaitseliiduta kindlasti mingi asendus tekiks, aga see, et ta meil olemas on minu arvates tohutu suur võit. Me ei pea midagi välja mõtlema, vaid see on meil olemas ja tegelikult, mis sa salata, paljud maailma maad kadestavad meid selle pärast, et ta meil olemas on. Kas see oli nüüd viiruse nakkusliku viiruse levik, silmaga nähtamatu probleem? On mingeid silmaga nähtamatud asju veel, mis on igasugused radiatsioonid ja muu selline. Kas need isikukaitsevahendid, mida antud juhul minister mainis ja millegast oli suur puudus, kas need on Kaitseliiduni ka jõudnud, et ei ole ju välistatud igasugused muud asjad, mis võivad külge hakata ja kiiritada ja nakatada? No nii nagu Kaitsevägi omab oma varusid, nii samuti on varud olemas ka Kaitseliidul, sest meil on ühine logistikasüsteem ja sama omad üksuste jaoks peame meie täpselt samamoodi varusid hoidma. Nii et need samad varud, mis on Kaitseväel, on ka meil olemas. Kas tol hetkel, kui see kõik algas, ütleme, eriolukord kulutati veel 12. märts 20 aastal, kas te kujutasite ette, või muretsesite selle pärast, et äkki ei tule inimesed välja? Ma isegi ei muretsenud selle pärast, et küsimus oli pigem selles, kui palju on inimesi vaja välja tuua, sest kui täna käisid läbi number 1000, üle 1000, 1200, ütleme, on see number, mida me ametlikult oleme ametiabi andnud, siis tegelikult see number oli märksa suurem. Ma pakun, et väljaks käis umbes 1700-1800 inimest erinevates kohtades. Ja tegelikult me tegime siin mingid rehkendusi kõige halvemate stsenaariumide jaoks, kus oli vaja ka tuhandeid inimesi, mitte enam ütleme see 500-600 inimest korraga väljas, vaid oli vaja tuhandeid inimesi. Aga mille jaoks näiteks? No kui oleks olnud vaja totaalselt näiteks kinni panna piirkonnad Eestis ja kontrollida teid. Komandandi tund põhimõtteliselt. Just, jah. Et ka selle jaoks tegelikult oli meil põhimõtteliselt ressurss olemas. Need tuhanded oleks leitud? Jah. Ja probleem on muidugi siin selles alati, et kui küsitakse näiteks, ütleme 150 või 200 inimest, siis seda tuleb korrutada 4-ga, sellepärast et 4 vahetust ja nii edasi. Mis tähendab seda, et kui meil küsiks 1000 inimest, siis see tähendab ka 4000 väljas olevat inimest erinevat aega. Ja kui me arvestame veel juurde, et nad on vabatahtlikud, neil on ka muud asjad, peavad vahepeal võib-olla tööl käima, muid asju tegema, siis kindlasti number veel kasvab. Aga jah, selle COVID-i perioodi ajal ma ei näinud kordagi probleemi, et meil ei oleks inimesi piisavalt olnud või isegi nendes planeeritavatele asjadele puhul. Kas te isiklikult ka muretsesite, et äkki jääb külge? Kusjuures ei muretsenud, et sõjaväelasena olen ma saanud tuhandeid vaktsiine. Tuhanded on muidugi natukene ülepingutatud, aga ma usun, et põhjamaalaste puhul on ka see asi, et meie tervis on iseenesest päris tugev ja ju nüüd on ka räägitud sellest, et siin põhjaoludes inimestele hakkab see COVID halvemini külge, mis võib ju ka nii olla tõesti. Et ma kordagi mõtlen selle peale, et kas ma võin haigeks jääda, sest tegelikult me kasutasime väga palju meetmeid, mida oli vaja kasutada, kaugtöömeetmeid, distantsi hoidmise meetmeid ja nii edasi. Samas kõik süsteem töötas suurepäraselt ja kohati oli imelik küll niimoodi, et staap on tühi, aga sa tead, et sa saad kõigi inimestega suhelda ja tööd teha. Nii et see töötas väga hästi ja ei olnud korragi tunnet, et midagi võiks külge jääda. Kas oli midagi sellist, mida te mõtlete, et oleks võinud teha teistmoodi? Kas nüüd teistmoodi, aga õppetunde kindlasti siin oli, mida me nüüd püüame ka parandada. Selgemalt
ära sõnastada seda, millisel puhul me räägime ametiabist, millisel puhul me räägime vabatahtlikkusest, teistel alustel, millisel puhul me peaksime mõtlema inimeste tagamise peale, sealhulgas näiteks kas või tasustamise peale, millistel puhkudel mitte. Ja selle kõige me tegeleme täna. Et need olid kohad, mis olid siiamaani veel natukene hägused. Me töötasime väga kiiresti välja põhimõtted, me kasutasime neid sel perioodil ja on mingisuguseid probleeme teiste osapooltega läbi rääkida see, aga need on kindlasti need kohad, mis on vaja parandada. No eriolukorda ei ole Eesti taasiseseisvunud Eesti ajaloos mitte kunagi varem välja kuulutatud. Kas see tegi mingi otsustamisega lihtsamaks või ütleme seda, et võiski toimetada teinekord ka sellises natuke hägusamas olukorras? Ma arvan, et ta mitte ei teinud selles mõttes lihtsamaks, et ta läks hägusamaks olukord, vaid vastupidi, ta läks selgemaks olukord. Et kui eriolukord välja kuulutati, siis muutusid paljud asjad palju selgemaks. Meid võeti appi Vabariigi Valitsuse korraldusega ja ei olnud enam seda kahepoolset ametiabi taotluste ja seda süsteemi, kus saad otsustada või ütleme, kus on valikuvõimalus, kas minna või mitte minna, kas seal oleks vaja abi või oleks vaja, vaid seal oli üheselt. Vabariigi Valitsus tegi otsuse. See oli ka kiirem. See oli, just. Ja see oli ka otsus. Ja siis me abi andsime lihtsalt. Et ma usun, et see pigem muutis asja selgemaks, et võib-olla isegi peaks riik julgemalt sellised eriolukorda sellise puhkute välja kulutama minu arvates. Suur tänu. Aitäh.